Meil on täna unikaalne võimalus kohtuda 4 ägeda, toreda noore inimesega. Tere tulemast koolitantsule külla, NTÜ Noorte žürii. Tere! 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 Koolitants on Eesti Noorte Tantsuühinguga tegelikult koostööd teinud juba mitu aastat. 3. aastat on võimalus noorte žüriil avaldada oma arvamust, vaadata tantse, anda välja oma preemiaid. Ja teie kogemus sel aastal on kindlasti olnud natuke teistsugune kui varasematel aastatel. Ja saame sellest kohe ka rääkida. Ja tegelikult on minu arvates kõige ägedam see, et täna olete just teie siin. Noored. Noored, kellele tegelikult koolitants ju suunatud on. Koolitantsu webinari vaadates, mõeldes ja rääkides raames on teil olnud sel aastal võimalus vaadata tantse, ühiselt arutleda nende üle, analüüsida neid ja välja valida siis need tööd, mis teid kuidagi eriliselt puudutasid. Aga tegelikult tahaks teada, kes te olete ja mida te üldse tantsust mõtlete. Ma palun sulle öelda, kes oled ja vastata küsimusele, mis on sinu jaoks tantsukunstis kõige olulisem? Tere, ma olen Iseta ja mina arvan, et tantsukunstis on kõige olulisem grupi koostöö ja oma originaalsus. Mina olen Camille ja mina arvan, et tantsukunstis on kõige olulisem nauding, täpsemalt siis tantsunauding. Mina olen Mona ja minu arust on tantsukunstis kõige olulisem see, et kõik saaksid liikuda ja tantsida nii, nagu tahavad. Mina olen Arina ja minu meelest tantsukunstis kõige olulisem on tantsusõnum ja see, kuidas tantsijad seda annavad edasi publikule ja see, et nad kindlasti ise saavad sellest ka väga hästi aru ja lõppude lõpuks jääb see ka arusaadavaks publikule ise. Väga tore! Teil on väga huvitavad ja põnevad mõtted ja kohe lähme nende analüüsimise juurde ka. Aga võib-olla mõne sõnaga avaksite, mis asi see Eesti Noorte Tantsuühing üldse on? Eesti Noorte Tantsuühing ehk NTÜ on siis organisatsioon, mis teeb tantsijaid kokku üle Eesti ja korraldatakse erinevaid üritusi ja foorumeid, kus räägitakse tantsust siis rohkem süvati. Koostöös kutsutakse meid erinevate üritustele ja me ise korraldame. Näiteks augustis on tulemas NTÜ suvelaager. Kas ma saan õigesti aru, et NTÜ siis ühendab noori erinevatest koolidest ja stuudiotest? Ja üle Eesti. Üle Eesti. Ja te saate ühiselt erinevaid koolitusi ja erinevaid üritusi ka ise organiseerida? Ja. See õpetab sellist iseseisvust ja ma olen väga kaua seal juba olnud ja kõik need üritused on tõesti olnud väga põnevad. Ja meile kutsutakse ka erinevaid õpetajaid ja inimesi külla, kelle käes me saame õppida erinevaid asju ja saada uusi kogemusi. Tundub olevat selline koostöine organisatsioon. Ja. Mis see teil andnud on osalemine NTÜ töös? No, kui NTÜ ei oleks olnud, siis ma siin ei saaks olla. See annabki erinevaid võimalusi osaleda erinevatel üritustel, aidata kaasa ja saab leida uusi sõpru ja õpib koostööd tegema erinevate inimestega, erinevatest kohtadest ja stuudiotest või koolidest. Aitäh! Sel aastal on NTÜ Noorte žürii kogemus olnud kindlasti teissugune. Kas te mõne sõnaga avaksite, millise protsessi te läbi tegite? Mida te üldse pidite selle noorte webinari raames tegema? Kuidas te neid tantse valisite, vaatasite? Kuidas see käis? See oli väga huvitav teekond, sest et alguses me ei saanudki kõik siin kokku, vaid me alguses nägime kõiki esimest korda Zoomis ja me tegime erinevaid ülesandeid ja üldiselt tutvusime üksteisega ja arutasime ka juba mõndade tantstöö üle ja üldiselt otsustasime, kuidas see kõik hindamine läheb. Ja tegime endale erinevad kategooriad, kuhu me hakkasime lisama märksõnu
ja siis vahepeal jagati meid gruppidesse, kus me saime omavahel arutada ja rohkem tutvuda üksteisega. Aga millest sa mainisid, et te panite mingid kategooriad või punktid paika? Millest need punktid lähtusid? Kelle arvamusest või kelle mõtetest? Kuna see on noorte žürii, siis kõike mõtlesime meie ise, sest et meie ülesanne on hinnata ja sellepärast meiegi vaatasime seda, mida just meie hakkame kõige rohkem hindama ja vaatama siis nende tantsude juures, mida praegu siin siis meie hakkame analüüsima. Ja kui eelmistel aastatel on olnud siis see, et oleme käinud kohapeal koolitantsul ja seal siis kiiresti hinnanud ja andnud kohe need preemiumid ära, siis nüüd me pidime kodus vaatama need tantsud läbi ja need hindama ja siis täna siin me rääkisime nendest ja nüüd anname need preemiumid. Väga tore. Kui me siis kodus vaatasime ära need tantsud ja ära hindasime, siis nüüd siia tulles me saime kokku ja saime kuulda ka, mida teised arvasid selle tantsu kohta. Nii et ikkagi koos siin olles me tegime need ühised otsused. Kuidas see läks? Kas see oli nagu pingeline ka? Kas kedagi visati millegagi? Kas tuli tuliseid vaidlusi ette? Kas keegi solvus ja vihastus või läks see teil sujuvalt? Meil läks päris sujuvalt see. Me ei visanud mitte kedagi lilledega. Kõik olid ühisel arvamusel tegelikult. Minu üllatuseks ka meie mõtted kõik läksid kokku ja olime üksteisega nõus ja üldiselt läks see kõik väga mõnusalt. Saime kõik tantsud arutatud ja nüüd need 8, mis siis saavad eripreemiad, on kõik ka meie poolt valitud. Ja kuna me tegime juba seal Zoomis kõik need hindamiskriteeriumid paika ja me suutsime need kõik jälgida, siis me olime ühel meelel, et meil oli ühine vaatepilt selles kõiges. Seda on väga tore kuulda. Selle esimese webinari käigus, kus te kohtusite, saite esimest korda üldse kokku ja hakkasite mõtlema, et mida teie 4, 5 siis tantsust arvate. Panite te paika mõned väga olulised punktid selle kohta, mida teie tantsus oluliseks peate. Räägime need läbi. Ja, ma kõigepealt toon lihtsalt välja, millised need olid. Teie jaoks oli oluline terviklikkus, emotsionaalsus, sõnum ja selle edastamine, erilisus, unikaalsus ja eakohasus. Väga põnevad punktid. Kas te mõne sõnaga räägiksite, mis asi on teie jaoks tantsus terviklikkus? Mida see tähendab? Kindlasti koostöö, grupi koostöö. Et kui grupp saab hästi läbi üksteisega, läheks ka tants nagu sujuvamalt. Ma saan näiteks tuua enda gruppi, et mida nagu me oleme väga lähedal üksteisele ja tantsu ajal me suudame tunnetada üksteise energiat ja see teeb meid rohkem julgemaks ja enesekindlamaks, isegi siis, kui meie koreograafia ei ole nii kindel, me ikkagi suudame selle ära teha ja pärast see näeb ilusam välja. Terviklikkus on ka kindlasti muusika, kostüümide ja koreograafia koostöö, et kõik see on omavahel kuidagi seotud ja kõige selle järgi tulebki kokku üks suur tervik, ehk siis tants ise ja siis ei jää mingi punkt või aspekt lahti, et publikule on kõik arusaadav ja kõik see on sellises ilusas kooskõlas, et midagi ei jää välja ja kõik on ilusti koos arusaadav. Ma tahaksin lisada, et näiteks minu vaatepildis, kui tantsul on muusika taustaks, siis muusika ei peaks vedama tantsu, vaid muusika peaks olema lihtsalt üks täiendav element tantsus ja tants peaks seisma enda eest. Ja ma ka lisaks, et kindlalt tervikuks muudab, kui tantsija saab ise aru, millest ta tantsib ja ta oskab edastada seda publikule, et kui sa tead, millest sa tantsid ja mis emotsiooni sa tahad anda publikule, näebki tants palju parem välja ja publik
võtab seda ka palju paremini vastu. No kuulge, teil on ikka nagu tõsised tantsukriitikute ja teoreetikute mõtted juba väga kihvt kuulata. Te tegelikult analüüsis tõite välja ka selle, et kõik kriteeriumid ei pea olema alati nagu võrdselt esindatud tantsus, on ju. Et te ütlesite seda ka, et see terviklikkus ja nende kriteeriumite tajumine, et see sõltub väga palju ka vanusegrupist. Mida te selle mõtlesite? No näiteks seda, et kui on ikkagi mutilaste tants, et ta jääks heakohaseks ja et kostüümid oleks heakohased ja et laulu näiteks sõnad oleks ka heakohased, sest et tihti, kui meil on väga väiksed lapsed, siis nad ei pruugi näiteks aru saada, mis tantsu või laulu sõnum on ja peaks olema arusaadav, et millest nad tantsivad. Aga hüppame siis kohe selle heakohasuse juurde, kui see juba jutuks tuli, on ju. Et te tõite välja, et heakohasus on teie jaoks üks oluline asi, eks? Aga millest see heakohasus siis tantsus sõltub? Et sa tõid välja siin, et muusika on ja tantsu sisu, mis veel? Kindlasti kostüümid ja liigutused ise, et need peavad ikka olema laste jaoks ja et nad ise saaksid aru ka, et mis nad teevad ja see on ikka nende vanusegrupi jaoks. Ma võtan üle siit, et samuti ka emotsioon ja ma ütleks ka seda, et publik, et sa teaksid, et kui sa lähed mingile festivalile, näiteks lastefestivalile, siis tants, mida sa seal esitled, see võikski olla just nagu määratud lastele ja samas tants, mida sa tantsid õhtul kuskil mingis baaris või klubis, siis see võib ollagi natuke suurematele maailmadele, seal võib olla midagi huvitavamat. Et sa mõtled seda, et kui me räägime juba natuke nagu sellistele täiskasvanud noortele mõeldud tantsudest, on ju, kuhu tuua siis võib-olla natuke teistsuguseid elemente, et me peame ära tabama, millal on seda nagu sobilik esitada. Just. Ma saan siia ka lisada. Kuna väiksed lapsed, kui nad näevad suuri midagi tegemast, nad nagu inspireerivad sellest. Ongi, kui lava peal on näiteks gümnaasium, kes teevad väga sellist girly, hip-hop, sellist, natuke rohkem täiskasvanikud liigutused, siis väike laps võib olla nagu, see on see norm, et ma võin ka seda teha. Et kindlasti peavad tantsijad ja õpetaja seda meeles pidama. Ma arvan, et seal on küll piirid olemas. Lihtsalt peab seda tajuma, sest et tihtipeale väiksed lapsed, nad ei saa veel aru ja nad ei oska eristada seda, mis on nende vanuse jaoks ütlemist niimoodi hea ja mis võib-olla nendeni on veel natuke aega. Neil on vaja veel oodata ja sellepärast vanemad peavad sellest aru saama, ja sellega tuleb kindlasti arvestada ka, et väiksed lapsed ei läheks siis juba suuremate liigutusi tegema. Aitäh teile selle mõtte eest. Lähme edasi. Järgmine oluline punkt teie jaoks tantsus on olnud emotsionaalsus. Mida te emotsionaalsuse all mõtlete? Ma arvan, et see mõnes mõttes käib kaaskõlas ka teadlikkusega. Et näiteks kui on tants, jällegi ma natukene räägin rohkem mudilastest ja natuke suurematest ikka ka, siis on hästi oluline see, et nad saavad aru, millest nad tantsivad, et nad oskaksid edastada nagu õiget emotsiooni. Ja mina arvan, et emotsioon ei pea olema alati nagu super ekstra ja nagu mega selline jah, et see emotsiooni võib väga erinevat viisi väljendada ja seda võib teha ka vaiksemalt, aga lihtsalt, et seal nagu oleks võimalik ära tajuda, et seal on midagi nagu emotsionaalselt ka sees. Et sa tajuksid, et tantsijad tunneb midagi laval, et ta päriselt, et ta siiralt elab midagi läbi samal ajal, kui ta seda teost esitab. Kas ma saan õigesti aru? Ja see ei tohi olla kindlasti võltsemotsioon ka ja tavaliselt võltsemotsioon tulebki siis, kui tantsija ise ei tea sellest, mida ta tantsib või siis mida ta tahab publikule edastada ja sellepärast on kindlasti väga oluline, et tantsija ise teaks, millest ta tantsib ja mida ta tahab edasi rääkida
et see jõuaks publikuni ka see emotsioon ja et publikule jääks kõik arusaadavaks ka. Väga huvitav oli vestlus sõnumist ja sõnumi edastamisest. See oli minu jaoks üks äärmiselt intrigeeriv vestlus, mis teil tekkis. Et kuidas see sõnum siis selles tantsus peaks olema esitatud ja kuidas ta publikuni jõuab? Mida see teie jaoks tähendab? Sõnumi edastamine? Loo jutustamine. Et tavaliselt on see, et õpetaja mõtleb välja loo ja siis paneb selle tantsu, teeb koreograafia ja õpetab lastele. Aga vahepeal on ju lapsed ei või sellest aru saada ja lähedki lavale ja nad ei tea, millest nad tantsivad. Siis ongi hea, et kui õpetaja räägib neile või nad mõtlevad koos tantsu välja, koos selle looga. Igalühel on erinev mõtlemine, erinev vaatepilt asjast. Ja lugu annab ka tantsijale emotsiooni, kui ta teab seda ja millest ta tantsib. Ehk siis ikkagi nagu selline isiklik läbielamine ja selline ühel lainel olemine selle loo kulgemises on sinu jaoks hästi oluline. Kindlasti on see oluline, sest et kui tantsija oskab seda tantsu ja sõnumit läbi elada, siis kindlasti oskavad ka selle järgi teised inimesed, kes ta vaatavad, ka läbi elada, sest et see on päriselt see, mis toimub hetkel sinuga. Aga me ka rääkisime sellest, et pole alati nii vajalik, et see sõnum tuleks tantsust otse välja, sest et väga huvitav on ka vaadata tantsu, kui midagi võib-olla jääb selliseks küsimuseks, et kas ikka see oli niimoodi või tema läks sinna ja niimoodi ja siis publik ise mõtleb välja selle lõpu või siis mis ikkagi kokkuvõttes juhtus, mõtleb ise selle välja ja see on ka kindlasti väga huvitav, sest et siis sinna jääb sinna sisse tantsu natuke ka tükike sinu mõtetest, et siis pole kõik nii täpselt silme ees. Ja ma arvan, et ma ütlen kogu aeg seda, aga kunst on vaataja silmades ja eks kokkuvõttes väga palju kunstist ikkagi toetub tema vaatajale ja see mõjutab teda. Ehk siis jah, ma arvan, et see muidugi võib-olla kehtib natukene vanematele, sest et võib-olla nagu väiksemadel see kontseptsioon ei ole veel nii tuntud. Ja lihtsalt mulle näiteks väga meeldib vaadata tantsu, kus ei ole see idee nagu kohe lihtsalt paigas, vaid et ma saan nagu ise nagu mõelda. See on väga tore. Minu jaoks on ka veel see, et sõnumi edastamine just sellel puhul, et kui sel hetkel, kui sa teed seda tantsu või kui sa mõtled, et sa lood juba siis sõnumi ja see ongi nagu sa elad läbi selle sõnumi juba siis. Kui sa tead, mida sa teed, siis sa tundud enesekindel ja teised näevad seda sinus ja saavad toetuda sellele. Ja see on nagu oluline kõikide grupiliikmete puhul, jah? Kindlasti. Et kui te on 40, siis kõik peavad nagu saama selle võimaluse läbi elada ja aru saada ja mõista. Ja? Ma arvan just ka, et see mõistmine. Kindlasti kõik on võrdsed selle pärast ja kui sa vaatad, ma ei tea, kõige viimasesse riite, siis peab tulema täpselt samasugune energia ja see sõnum peab jõudma samamoodi, nagu ka see jõuaks tüdrukutelt, kes seisavad keskel esimeses reas. Sest et esimene ja viimane rida on ikkagi võrdsed. Läheme natuke korraks kõrvale, see on nii nagu huvitav ja natuke nagu provokatiivne teema ka, aga kas meil on see esimene ja viimane rida, kuidas te sellesse suhtute? Kuidas te sellesse teemasse suhtute? Kui valitakse ette ritta ainult sama inimesi, siis teiste võib hakata tunne, et nemad ei olegi nii olulised. Et tagarida ja isegi keskmised peavad saama selle sama tunde. Et tantsudes ongi see kohtade vahetus, mis annabki õpilasele, tantsijale selle tunde, et mina olen ka oluline ja mina oskan ka. Et on veel, et paljud peidavad ära teistest erineva kehakujuga inimesi taha ritta näiteks.
aga nad on sama olulised kui kõik teised. kui on seda tahet ja kui sa tahad tantsida ja kui sa oskad seda ja sulle meeldib see, et siis ei loe, milline sa välja näed, et kui sa tahad tantsida, sulle meeldib see, siis kõigil peab olema see võimalus tantsida. Jah, tants peaks olema asi, mida me saame kõik koos nautida ja jagada üksteisega. Ja me ei peaks kedagi objektiseerima selle järgi, kuidas ta välja näeb ja kuidas ta tantsib. Ja samuti on see, et kui ongi näiteks tants, kus tahetakse panna samusi inimesi kogu aeg ette ja osasid ainult taha, siis kui sa teed seda ainult sellepärast, et need esimesed read oskavad paremini tehnikat, siis äkki peaks looma koreograafia, mida kõik oskavad võrdselt ja mida kõik saavad samamoodi edastada. Sest et okei, see koreograafia oleks võib-olla natukene lihtsam, aga kokkuvõtteks see mõjuks palju paremini, kui kõik oskaksid seda omandada. Aga miks see oluline on, et ma praegu provotseerin natukene, on ju? Et mina olen õpetaja, mul ongi nagu 3 tantsijat, nende jalg tõuseb kõige kõrgemale, ma tahan seda kohta teha nii, ma panen nad sinna ette. Miks see oluline on, et ma mõtleksin teistmoodi? Tantsijatel ei tohi tekkida sellist tunnet, need, kes taga seisavad, et kas siis mina ei ole väärt seda kohta või siis kas ma olen tõesti nii halb tantsija, et minult keegi küsi ja mina ei seisa ees mitte kunagi ja keegi ei arvesta minu oskustega ja kõik on võrdsed ja ei ole sellist asja, et need 3 tüdrukut, kes seisavad ees, on ainult superstaarid ja need, kes on taga, ei tee mitte midagi. Või poissi. Või poiss, just. Ehk siis noortega tantsukunsti luues on oluline see, et kõikidele noortele oleks see mõnus ja selline turvaline kasvukeskkond. Ja, ma veel lisaks, et kui tantsija on kogu aeg ühel samal kohal, näiteks kogu aeg ees või siis kogu aeg taga, tal on kogu aeg üks sama pinge peal. Et kui on ees, siis näiteks kas ma vean välja tervet oma kollektiivi, tervet oma tantsukaaslasi, kõik oma tantsukaaslasi. Ja aga samas, kui sa oled kogu aeg taga, siis see võib ka olla see tunne, et ma võin natuke vabamalt võtta, et mind nagunii ei ole nagu näha nii hästi. Et minu jaoks võikski olla see oluline, et sa vahetad kohti nii tantsu ajal kui ka eritantsudes. Et see natuke nagu motiveerib ka neid... Ja kõiki. Jah, kõiki. See pinge on mitte ainult tagumiste tüdrukute peal, vaid ka esimeste tüdrukute peal ka. Väga äge. Kuulge, meil on jäänud viimane punkt ja selle nimi on erilisus ja unikaalsus. Mida te selle erilisuse ja unikaalsuse all mõtlete? Ma arvan, et see võib põhimõtteliselt olla ükskõik mis. Lihtsalt, et see võib olla kostüüm, muusika, liigutused, ükskõik mis, aga et tal on mingi eriline detail, näiteks kui on mingi koreograaf ja tal on näiteks kindel käekiri, siis me kuidagi näeme seda käekirja ja igal nagu kunstnikul ja koreograafil on oma erilisus ja need võiksid tantsus välja tuua ja tantsijatel on ka kindlasti palju oma erilisusi ja need võiksid ka tantsus välja tulla. Et julge erineda, ma ütleks, et kui sul on mingi oskus või sa tahad mingi kostüümi või rekvisiidiga erineda ja sa tead, et mitte kõigile võib see mitte meeldida, siis proovi ei ole julge. Et see võib lõplikus tulemuses ikkagi väga äge välja näha. Kõik on erinevad ja unikaalsed enda moodi. Tuleb lihtsalt teha tants, mis on sinu stiilis ja mida just sina näed ja see ei peagi kõigile meeldima, aga peaasi, et sinule ja sinu tantsijatele see meeldiks ja kindlasti, kui tulevad välja kõik need eelmised punktid, millest me rääkisime, siis kindlasti see hakkab meeldima publikule ja jah, ongi kõik.
aitäh teile selle väga põhjaliku selgituse eest. Väga hea ülevaade sellest, millistest punktidest, mõtetest, arvamustest te lähtusite, kui te tegite oma žürii valikut. Kas lähme selle kõige põnevama osa juurde? Ikka lähme. Lähme siis. Olete te valmis? Kindlasti. Väga hea, mina olen väga põnevil. Teil oli iga tantsupäeva peale võimalik välja valida üks eripreemia, millegi erilise eest. Ja lähme kohe Harjumaa ja Ida-Virumaa juurde. NTÜ noorte žürii preemia saab grupp Varjud tantsuga Ida-Virumaalt ägeda energia ja peenetundelise terviklikkuse eest. Aitäh, väga põnevalt sõnastatud. Ägeda energia ja peenetundelise terviklikkuse eest. Mis oli selles tantsus sellist, mis teid puudutas? No nagu siin oligi öeldud, siis energiakinnalt, et kui sa ikkagi vaatad tantsu, me vaatasime läbi video, siis ma tundsin seda energiat, mida nad annavad. Läbi ekraani. Ja kuigi jah, ilmselt selle video filmimine on kõvasti raskem kui koha peal tantsimine publikuga, sest et sul ei ole üldse publikut, sa pead lihtsalt kuidagi selle energia lihtsalt tekitama, siis nad said sellega väga hästi hakkama ja nad tekitasid täiesti omamoodi energia, neil oli täiesti omamoodi kostüümid ja see oli kõik väga teistmoodi lahendatud. Ja kindlasti oli nende koostöö, nad tundsid nagu üksteist seal grupis, mis andis veel rohkem energiat ja tunnet sellele tantsule. See peenetundeline terviklikkus, Mona juba siin natuke alustas vist, eks, et mis see tähendab, mida see tähendab? Kõik meie jaoks oli väga hästi ja harmooniliselt kooskõlas ja nagu ma rääkisin ennega, oli nii muusika ja tants, midagi nendest ei domineerinud ja tants ei proovinud jõuda muusika järgi, vaid muusika just oli selle tagataustal ja nemad, see terve grupp, neid oli hästi palju tüdrukuid ja vaatamata sellele ei olnud nad kõik nagu üks eraldi, vaid kõik koos moodustasid ühe suure terviku, mis siis tegi selle tantsu väga sünkroonseks ka. Ja see võis olla veel peenetundeline, sest nende kostüümid olid nii hästi tekitatud tervikuks, et neil olid valged kleidid, mis oli kõik natukene teistmoodi, aga see kuidagi väga hästi mängis kokku. See võis ka tekitada paremat tervikut. Ja kindlasti väga huvitav detail. Meie jaoks olid ka punased kindad, mis siis ka täiendasid kindlasti seda kõike kostüümi ja nende tantsu, mis oli väga huvitav mõte. Aitäh! Aga liigume nüüd edasi Tallinnasse. Tallinnas on meil 2 preemiat erinevates vanuseastmetes. Lähme esimese juurde. Esimese NTÜ noorte žürii preemia saab tantsuteater Polli tantsuga Elu Texases eripärase stilistika eest. Eripärane stilistika. Avage seda natukene. Mis te mõtlete? Neil olid väga huvitavad kostüümid välja mõeldud, mis andsid selle tantsu isegi juurde ja nad veel kasutasid toole, mis nad tõid nagu sellisel huvitaval viisil sisse niimoodi, et hoidsid pea kohal, siis nad tulid, mis oli väga selline tore, väike, geniaalne mõte. See väike nutikus mõjust. Yeah. See oli väga loominguline lahendus, et olid hobuse pead olid toolide küljes, tõesti teistmoodi pole sellist kunagi näinud. Et see unikaalsus mõjus teile? Hästi, läheme edasi. Teine Tallinna preemia. NTÜ noorte žürii preemia saab Tallinna huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuga Vaatad, aga ei näe unikaalsuse ja erilise emotsiooni eest. Mis oli tantsu Vaatad, aga ei näe see erilisus, mis teid kõitis? Mina ütleks, et muusika ja kostüümivalik, et ja kindlasti ka rekvisiit, neil oli punane lehvik
ja kostüümid olid sellised pigem tagasihoidlikud selle muusika jaoks, mis oligi hästi huvitav, et niisugune päris unikaalne muusika, aga kostüümid on just niisugused tagasihoidlikud. Ja ma ütleks, et nagu ma enne rääkisin, siis emotsiooni peab olema alati väga valju ja mulle meeldis, et nad edastasid emotsiooni, aga natukene salapärasemalt. Ehk siis see mõjus ikkagi emotsioonina. Et kui me tahame publikuni jõuda, siis me alati nagu ei pea seda tegema niimoodi hästi jõuliselt, et emotsioonil on väga erinevaid nagu tasandeid ja volüüme, eks ju. Aga lähme edasi. Ja lähme edasi Rapla, Jõgeva ja Järvamaaga. Ja, järgmine NTÜ Noortežürii preemia saab tantsuga Sest Tants, tantsuga Kummituste spordipäev eakohase tantsutunnetuse eest. Väga hästi. Mida tähendab eakohase tantsu tunnetamine? Ma arvan, et seal andis seda edasi see, et nad said aru, millest nad tantsivad. Ja siis see oli väga armuades. Et see puudutas sind ka nagu emotsionaalsel tasandil, et sa tundsid, et nad on väga armsad. Oli lihtsalt näha, et nad ise väga naudivad seda tantsu ja nad tunnevad seda rõõmu ja see ei ole võlts ja nad kõik naeratasid ka väga armsalt ja tegid vaatamata nende hästi noorele vanusele. Nad ikkagi tegid üsna tehnilisi elemente ja nad muutsid jooniseid ja vaatamata sellele ei unustanud oma emotsioonidest, mis siis puudutas meid ka läbi ekraani. Ja siin ongi just see eakohane, et kõik kostüümid, muusika, nende enda emotsioonid, et see kõik oligi just eakohane ja nad said ise aru, mis emotsioonid tahavad edasi anda, millest nad tantsivad. Ja ma arvan, et just see andis ka neile hästi niisuguse enesekindluse ja mõnustunde. Nad teadsid väga hästi, mis on nende ülesanne selles tantsus ja nad said seda ka väga hästi edastatud meile. Aitäh teile! Järgmisena Pärnu, Saare ja Hiiumaa. Järgmise NTÜ Noortežürii preemia saab grupp Saare Säära tantsukool tantsuga Ükssarvikute vihmatants Saaremaalt. Siira ja mõjusa esituse eest. No see tants oli väga mõjus, ma saan aru. Oli. Räägime nendest ükssarvikutest. See oli nii siiras, see emotsioon oli nii puhas. Ja see on lihtsalt vihmatants, see oli ükssarvikute vihmatants, ehk siis seal oli mingi eriline detail. See oli väga... Ka just nagu eakohane ja hästi-hästi siira tunde andis. Et ma arvan ka see sama võib-olla natuke mis eelmised, et lapsed tundsid mõnu ja nautisid selle tantsu tantsimist ja said ka aru, millist emotsiooni tahavad edasi anda. Siis kui ma vaatasin seda, siis äkki tekitas minus nagu sellise mõnusa tunde sees. Ja et see nende väikeste laste energia jõudis meieni läbi ekraani ja jah, nagu Camilla ütles, oli üsna sarnane eelmise tantsuga, et oli näha, et nemad tunnevad rõõmu ja kõik olid väga siirad ja mõnusad. Aitäh ja liigume edasi. Järgmisena Tartumaa. Tartumaalt saab NTÜ Noortežürii preemia võimlevusklubi Jaanika tantsuline eliit. Tantsuga tehnika pime. Eripärase ja tervikliku lahenduse ning aktuaalse temaatika kajastamise eest. Aktuaalse temaatika kajastamine. Milline oli see aktuaalne temaatika, mida see tants teie jaoks kajastas? Arvan, et see väga palju kajastas meie igapäevaseid probleeme, mis on siis telefoni kasutus väga palju. Et selles mõttes ka sotsiaalmeedia, uudised, kõik sellised asjad on lihtsalt olemas sellises väikses kastikeses, mida me kogu aeg tahame jälgida. Ja see tants rääkis sellest, et
nad alguses olid siis nii-öelda sellistes mustades ülikondades ja siis nad nagu lasid nendest lahti ja nagu viskasid telefonid ära ja siis nad olid nii nagu vabad. Et see lugu puudutas? Ja kindlasti see, kuidas nad seda lugu jutustasid, et mind konkreetselt väga puudutas see tagataust ja üldiselt koht, kus siis nad otsustasid seda tantsu filmida, et see ei olnud lihtsalt tantsulava, ei olnud saal, vaid nad mõtlesid ka selle üle, et mitte ainult siis liigutused, emotsioonid, kostüümid ja muusika, mitte ainult see ei tekitaks terviku, vaid ka see tagataust ja üldse koht, kus siis nemad tantsivad ka ja see andis väga palju ka aru saama sellest, millest nende tants räägib. Kas liigume edasi? Järgmisena Valga ja Võrumaa. NTÜ Noortežürii preemia saab Võru tantsukeskus tantsuga PlayStation 5 põnevalt edastatud ja jutustatud loo eest. Põnevalt edastatud ja jutustatud lugu. See lugu tundub olevat selline üks oluline teema teie analüüsis. Avage seda tantsu. See oli väga põnevalt jutustatud, kuidas see oli kokku pandud ja selles oli nagu originaalsust, et see erines paljudest teistest tantsudest ja see oli poiste grupp, kuna väga ei ole enam näha tantsumaailmas poisse, siis seda tantsu vaadates tekkis selline, et on veel nagu olemas poistegruppe, kes saavad esindada koolitantsufestivalil. Sa ütlesid Lisette, et oli teistest teissugune see tants. Mismoodi ta teissugune oli teistest? Nad jutustasid seda lugu teistmoodi. Mismoodi? Neil oli näitlemist seal sees väga palju. Et see ei olnudki koreograafia põhine, vaid rohkem nagu näitlemispõhine. Et nendes poistes oli näitlemisoskus sisse pandud. Ja mind väga isiklikult puudutas just jällegi see, et seal olid need poistegrupid, sest et nagu igas asjas meie maailmas peaaegu on väga palju nagu soostereotüüpe, ehk siis ma loodan, et kui äkki keegi saab sellest inspireeruda ja sugu, ma arvan, et ei peaks määrama kellegi hobisid. Ja ma märkisin ka seda enda jaoks, et peale selle, et muusika lihtsalt muutus, nad suutsid ka, ütleme siis niimoodi, ennast ja seda tantsu ka muuta, et see ei olnud kogu aeg samasugune ja see ei läinud igavaks, vaid kogu aeg tuli midagi uut, olid uued ja huvitavad leiutised ja kindlasti see pani sellist särtsu ja erilisust ka juurde sellele tantsule. Suur tänu! Liigume edasi ja meil on jäänud viimane preemia ja see on Viljandimaa preemia. Jah, ehk viimase NTÜ Noortežürii preemia saab Feismoe ja tantsukool tantsuga Ott tahab tuppa tulla nutika ja unikaalse lahenduse eest. Miks te sellele tantsule selle preemia andsite? Mis oli selles tantsus sellist, mis teid puudutas? Väga tugev emotsioon oli, et nad tegid, tuli kokku tervikuna, et erinevad osad olid, nad kasutasid vahendeid ja see, jah. Vaatamata sellele, et nende muusika oli väga tugev ja osad, ma arvan, et isegi ei suudaks sellise muusika järgi tantsida. Nemad oskasid seda kasutada ainult enda heaks, et olid ka uued ja huvitavad liigutused ja tants ei jäänud muusika taga taustale, vaid tants, ma nägin kohe, et muusika nagu selle taga taustal,
et tants on väga tugev. Suur tänu teile, kuidas tunne on? hea, Väga mõnus. meeldiv. Mis see kogemus teile andis? Vaadata erinevaid töid, proovida aru saada, mis teid selles kõnetab ja siis veel anda kellelegi veel mõned preemiad siin-seal. ja ma arvan ka, et ma õppisin just analüüsima erinevaid tantse ja üldse, kuidas analüüsida tantsu, mis on need märksõnad, põhimõtted ja ka ma arvan, et tulevased koreograafid saavad ka väga palju inspiratsiooni just, et mis on oluline tantsus ja mida siis tuleks jälgida tantsu valmistamisel või tantsu panemisel. Ja meie endi jaoks on ka see väga hea, et nüüd me teame, mille peale siis enamasti žüriid vaatavad ja saab seda järgmistes uutes tantsudes ainult heaks ära kasutada. Ma õppisin veel asju teise nurga alt vaatama. Et kui me hakkasime neid punkte välja tooma, siis ma isegi ei tundnud nagu nende peale. Et ma oskangi nüüd vaadata tantse teise nurga alt, mitte ainult asjade järgi, mis mu ennem teadmistes oli. Ja mul on tunne, et mul isiklikult mul arenes väga palju näiteks kriitiline mõtlemine, sest et ma olen paraku selline sardiiniline, et kui nagu on selline asi, mis on nagu võib-olla ja võib-olla ei, siis ma pigem, käib kah, siis ma olen nüüd palju kriitilisem, kui ma vaatan asju. Ma arvan, et see on hea asi, et ma väga hulluks ka ei lähe kriitikaga, aga jah. Mina olen väga tänulik teile ja ma tean, et ka koolitants on väga tänulik teile, et te selle päris pika protsessi ja päris nagu põhjaliku protsessi läbi tegite, sest tegelikult noorte arvamus on oluline ja ma olen väga tänulik selle eest, et te olite nõus täna seda meiega jagama. Aga me väljajuhatuseks teeme siiski selle mängu ära, mis me sissejuhatuseks ka juba tegime. Olete valmis? Ma mäletan, et väga rabeleda ei saa, aga natuke võid nagu kasutada nagu kehaga. Okei, küsimus oli see tants on, ja siis vaikust ei tohi olla, ja siis sa ei või istuma niimoodi, sa võid olla vabam. Oled valmis? Vaikust ei tohi olla. Proovime. Siis tuleb see lill. Oled valmis? 3, 2, 1, tants on... Kõik. Vabadus. Loovus. Emotsionaalsus. Omapära. Julgeolek. Erilisus. Enesekindlus. Koostöö. Fantastiline. Unikaalsus. Omapärasus. Kunst. Terviklikkus. Koostöö grupis. Loojutustus. Oma idee arusaamine. Teadlikkus, emotsioon. Mustrid. Proovimine. Katsetamine. Loovus. Loovus. Aitäh teile nende mõtete eest. On olnud imehuvitav. Järgmise korrani. Aitäh. Järgmise korrani.